Tere õhtust, head Rõuge TV vaatajad! Minu nimi on Katri Kõva. Tere kõigile! Minu nimi on Liivika Koobakene. Rõuge Televisioon on tegemas täna 30. oktoobril aastal 2012 ajalugu. Eetrisse jõuab esimene täitsa oma uudistesaade ja seda lausa otse-eetris. Kuigi otseülekandeid internetis oleme teinud ka varem, tuues vaatajani liikuva pildi näiteks Rõuge paadiralli võistluselt, Haanja 100 rattamaratonilt või maakonna meistrivõistluselt jalgpallis, on uudistesaatega stuudiost eetrisse minek esmakordne. Kuigi täna Halloween ei ole, aga meie oleme Halloweeni meeleolus, on meil ka laua peal Halloweeni kõrvits. Head vaatamist! Tänases saates on kõigil teil head vaatajad võimalus kaasa lüüa, vastates meie stuudioküsimusele. Küsimus ise on järgmine. Millest rääkis Rõuge TV kõige esimene videoklipp aastal 2010? Vastuse saate postitada Rõuge TV Facebooki lehele. Saate lõpus loosime õigesti vastanute vahel välja ka väärika auhinna. Kordan stuudioküsimust. Millest rääkis Rõuge Televisiooni esimene videoklipp? Ootame teie vastuseid Rõuge TV Facebooki lehest. Aga nüüd uudiste juurde. Nagu olete märganud, käivad septembrikuust alates Rõuge alevikus tee-ehitustööd. Vallavanem Tiit Toots andis meile põhjaliku ülevaate toimuvast. Rõuge alevikus on käimas laiaulatuslikud teetööd. Mis siin täpsemalt tehakse ja mis Rõuge aleviku inimese jaoks muutub? Tõepoolest selle aasta sügisel algasid peaaegu kogu Rõuge aleviku katvad tee-ehitustööd. Ehk siis rajatakse turvaline koolitee koolilastele koolimajast kuni hooldekoduni ehk siis korrusmajade piirkonda. Renoveeritakse siis põhimaante, rajatakse tee alla siis vee- ja kanalisatsioonitrassid, et need vee- ja kanalisatsioonitrassid rajatakse magistraaltrassid, mis nagu loovad eelduse tulevikus kogu aleviku katva vee- ja kanalisatsioonivõrgustiku väljaehitamiseks. Ja samamoodi vahetatakse välja ka tänavvalgustus nimetatud lõigu peal. Ja kes neid töid kõiki teostab? Neid töid tänasel päeval teostab siis ASTREF koos alltöövõtjatega. Et tegelikult see projekt on laiem veel, et lisaks TREF-ile teevad siin tööd Elektrilevi OÜ, kes viib ridamisi õhuliine maakaablisse, siis Eltel, kes viib sideliine maakaablisse, samamoodi on kaasatud KredEx, kes rajab siis autode kiirlaadimisjaama Alarõuge parklasse. Ja neid kõiki töid siis rahastavad Maanteeameti lõunaregioon, kes siis rahastab teetöid, siis Rõuge vald koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega, et meie rahastada siis on vee- ja kanalitrasside ehitus ja ka tänavvalgustuse ehitus. Kindlasti ei ole see odav lõbu, et palju see kõik maksma läheb? Projekti kogumaksumus on circa 3,3 miljonit eurot, et valda puudutavate tööde maht on kuskil 870 000 eurot, et kus siis on vee- ja kanalitrassid ja ka tänavvalgustus sees. Et lõviosa sellest summast siis katab Keskkonnainvesteeringute Keskus ja täna nagu käivad rahastuse otsimised ka tänavvalgustuse ehitamiseks. Kuidas see turvalisus siin hakkab suurenema? Et siis liiklusturvalisus suureneb tänu jalakäijate teele, et kui tänasel päeval on Alarõuget läbiv ja korrusmajade suunal mineva tee peal suhteliselt tihe raskeveokite liiklus ja inimesed liiguvad mööda sõiduteed ja probleem on eriti teravalt üleval talvel, kui on teega kitsalt lahti lükatud, siis läbi selle projekti rajatakse kõnnitee sõidutee kõrvale, mis kindlasti nagu tagab jalakäijate turvalise liiklemise. Ja samamoodi on plaanis ka koolimaja juures liiklusskeemi ümbertegemine, ehk siis rajatakse üks lamapolitseinik koolimaja juurde, kus siis tänu millel nagu sõidukid peavad kiiruse maha võtma ja kooliõpilastel on turvalisem teed ületada. Ja bussijaama ümbrus muutub ka päris kardinaalselt. Jah, et Alarõuges ongi kõige suuremad muudatused seisavad ees bussijaama ümbruse liikluses, et ehk siis rajatakse tee bussijaama ja niinimetatud Tinnardi maja vahele, ehk siis kui täna bussid peatuvad bussijaama ees, mis on suhteliselt liiklusohtlik, et kuna talvekuudel on bussid sõidutee peal, siis järgmise aasta sügisest hakkavad bussid siis peatuma bussijaama taga.
ehk siis inimestel on turvaline bussi peale minna, samas ka bussid ei sega liiklust. Ja samas muutub veel Alarõuges, et kui täna on see Suurjärve parkla selline tolmune ja auklik ja konkreetseid piirjooni mitte omav plats, siis läbi selle projekti rajatakse konkreetselt piirjoontega asfaltkattega plats Alarõugesse, mille äärde siis tuleb elektriautote kiirlaadimisjaam ja ehitame välja ka veevõtukoha, et oleks Alarõuge piirkonnas olemas kõigile nõuetele vastav veevõtukoht. Ja kui rääkida tuleohutusest, siis käesoleva projekti raames ehitatakse välja ka hüdrantide süsteem Rõuge alevikku, ehk siis tulevikus, kui rajatakse uusi hooneid, peab igal ühel olema veevõtukoht 200 meetri raadiuses, et siis läbi selle saab ka seda probleemi natukene leevendada. Alevikus on tee ääres ka päris hulgaliselt puid maha võetud. Jah, et teetööde käigus, kuna teetamm laieneb ja tulevad ka kraavid teede äärde, et seda liigniiskust ära juhtida nii kinnistute pealt kui ka tee pealt vee ärajuhtimiseks, siis on ehitaja sunnitud maha võtma päris palju puid, et eks üks Rõuge sümboleidki see nimetatud Remmelgate allee koolimaja juurest Alarõugesse suunduvalt jäi ka tee-ehitusele ette, et kui neid puid maha võeti, siis tuli välja, et need puud on kõik seest mädad, et tegelikult oli nende puude eluiga läbi. Aga meil on täna plaan, et kuna need puud olid väga pika ajalooga ja paljude rõugelaste esivanemad on need puud istutanud, et siis on plaan järgmise aasta suvel istutada uus allee sinna sama kohta, kus need Remmelgate olid ja selle istutamise jaoks korraldame talgut, et kus iga asjast huvitatud rõugelane, Rõuge valla elanik saab osaleda sellise uue ajaloolise allee rajamisel. Ja tegelikult, kui vaadata üldse neid puid, mis alevikus maha on võetud, et väga paljud puud olid seest mädad, et ehk siis nende eluiga hakkas otsa saama. Et kindlasti tulevikus küsime asjatundjatelt nõu, et kuhu ja kuidas uusi puid istutada, uut haljastust rajada, et see saab toimuma peale teetööde valmimist. Et siis on nagu uus pilt silme ees ja on teada, et kuhu ja mismoodi ja mis taimi peab istutada. Ja kuna uue tee peal sõita saab? Et kogu aleviku, kogu vallarahvale ja ka kooliõpilastele turvaline tee saab valmis 1. oktoobril 2013. Rõuge TV soovib omalt poolt tee-ehitajatele jõudu tööle. Kordan meie stuudioküsimust. Millest rääkis Rõuge TV esimene videoklipp aastal 2010? Vastuseid ootame Rõuge TV Facebooki lehele. Tähelepanu kõik käsitöömeistrid. Tallinnas Riigikogu hoones Toompeal leiab detsembri algul aset järjekordne Võrumaa käsitöönäitus, kuhu oodatakse valla tublite meeste ja naiste uusi ning originaalseid käsitöötooteid. Samuti on oodatud erinevad atraktiivsed hoidised ja küpsetised, mis eeldavad aga teavitatud tegija tunnistuse olemasolu. Käsitöö kogumine pealinna minekuks toimub 24. ja 25. novembril Ööbikoru keskuse hoones. Lisainfo Liia Veskilt telefonil 5552 3366. Vallavolikogu teatab. Rõuge vallavolikogu järgmine istung toimub homme 31. oktoobril kell 15.00 vallamajas. Määruste ja otsuste eelnõudega saab tutvuda valla kodulehel rauge.ee volikogu all. Üllatuskingitus valla elanikult. Rõuge valla elanik Andres Visnapuu tegi eelmisel nädalal Rõuge noortekeskusele kingituse, annetades 3 suurt kassitäit, sõnastikke, teadmedioseid, romaanisarju ja lasteraamatuid. Rõuge noortekeskus tänab Andres Visnapuud vajaliku lugemisvara eest. Laupäeval 10. novembril kell 11 ootab Rõuge noortekeskus kõiki lapsevanemaid koos oma võsukestega veetma ühte vahvat lastevanemate päeva. Toimuvad käelised tegevused, töötavad ajaloo, kokandus, arvuti ja filmituba. Toimub piljarditurniir ning saab mängida lauamänge. Pannkoogipann küpsetab õues kooke kogu ürituse vältel. Samal päeval on lastevanemate päev ka Viitina noortetoas. Üritus kestab kella 6-ni, nii et 10. novembril kõik lastevanemate päevale. Novembrikuus on Sänna kultuurimõisas aset leidmas hulgaliselt erinevaid üritusi, tantrakursus, keraamikaring, portugali õhtu, astronoomialoeng, filmiõhtud
erinevad õpitoad ja palju muud. Huvilised saavad lisainfot Sänna kultuurimõisa kodulehelt kultuurimois.kultuuritehas.ee. 5.–9. novembrini korraldab sihtasutus Rõuge Energiakeskus Rõuge põhikoolis energiasäästu nädala. Päevade raames viiakse läbi erinevaid energiasäästu katseid, matkatakse Rõuge energiarajal, külastatakse ööbikoru vesitöökoda ning kuulatakse loenguid säästvast mõtteviisist. 15. novembril algusega kell 18 leiab Rõuge kooli spordihoones aset järjekordne mess. Seekord keskendutakse valla huvitegevuse võimalustele. Spordist. Rõuge korvpallimeeskonna hiljutised tulemused. Võit Klaap Tartu üle 54-53. Kaotus Parksepa SK Võrule 118-39 ja kaotus Antsla vastu 80-67. Rõuge põhikooli jalgpallimeeskond saavutas 6.–9. klasside Võrumaa meistrivõistlustel esimese koha. Eesti meistrivõistlustel jäeti jagama 13.–16. kohta. Rõuge meeskonna parimaks mängijaks valiti Tarmo Kullas. Näitame teile täna ka huvitavaid väravaid Võrumaa jalgpallimeistrivõistluste finaalist. Kuigi Rõuge tiim jäi seekord teiseks, oli mäng vaatamist väärt, kommenteerib Pait-Priidik Petai. Vaatate videokokkuvõtet tähtsamatest momentidest Võru maakonna jalgpalli meistrivõistluste finaalist, kus kohtusid Rõuge ja Rantipoli meeskonnad. Mäng toimus 8. septembril Võru spordikeskuse staadionil. Ja Rantipoolil Siim Lepo ise läbi Andreas Aru. Mängitakse Reijo Künnapuga. Künnapu. Kas Künnapu otsib? Laidine. Siin on löögi kohta. Mis võimalus Kikasel Aru. Künnapu. Reijo Künnapu teenis Rõuge kasuks 60. minutil penalti, mida läks realiseerima Tauno Kikas. Aga kohtunik otsustab mängu ja oleme valmis. Sarapuu alias Kikas. Lõpuminutitel teenis Rantipol nurgalöögi, mille järgses olukorras õnnestus Rait Kooseril viigistada ja mäng läks lisaaega. Lisaaja 6. minutil läks Rantipol juhtima Andrei Kiši väravast. Hea lööp! Nüüd oli Rõuge kord raskest seisust välja. 7 minutit hiljem lõi Andreas Aru 30 meetrit Rantipoli värava lati alla ja seis oli jälle viigis. Rohkem väravaid ei löödud ja võitja selgitamine jäi penaltiseeria hooleks. Järgnevalt pakume vaatamiseks kõiki penaltiseeria sooritusi. Oleme valmis! Tauno Kikas! Ja löö! Vastuseks Andreas Aru! Kas sa suudab ära lüüa? Paul Reijo Künnapu. Ja Reijo lööb ära. Reijo lööb palli värava. Mees, kes on vahetunud, sekkunud läheb lööma. On selle finaali tegija ja on mitte midagi ära teha, sõbrad. Rait Kooser on mees, kes lööb palli värava.
Kordame meie tänast stuudioküsimust. Millest rääkis Rõuge TV esimene videoklipp aastal 2010? Veel viimane minut vastust teele läkitada ja üsna pea loosime vastajate vahel välja toreda auhinna. Aga nüüd on teie ees meie tänase saate külaline. Annamegi siinjuures sõna Jaanusele. Tere õhtust, head vaatajad! Minu kõrval istub täna tuntud ajakirjanik ja lastekirjanik Reete Rõõm. Tere tulemast meie otsesaatesse. Tere, aitäh kutsumast. Kuidas sul läheb? Aitäh, hästi ja sinul? Mul ka hästi. Aga ole hea, räägi mõne sõnaga, kuidas sinu kirjaniku karjäär alguse sai? Tead, kui ma esimese hooga vastaks, siis täitsa juhuslikult, et juhtus nii, et mõtlesin, et kirjutaks ja siis kirjutasingi. Aga kui nagu tagasi vaadata, siis tegelikult tundub, et ma justkui terve elu olengi valmistunud selleks, et kirjutada, et kui ma väike oli, mulle meeldis hirmsasti lugeda. Ma arvan, et hästi paljudele lastele meeldib lugeda ja ma arvan, et miks mulle meeldis lugeda, oli see, et minu ema luges hästi palju. Ja sealt sai armastus raamatute vastu alguse ja siis ma muudkui neid neelasin ja ma mäletan, üks lugu oli mul selline, et kooli ajal kõik lapsed peavad ju minema magama, eks normaalsel ajal, aga mul oli parasjagu üks hästi paks raamat pooleli ja ta oli nii põnev ka ja siis ma vaatasin, et kuidagi ei raatsin magama minna, siis lugesin teki all edasi ja siis öösel kell 3, kui ma selle raamatu lõpetasin, vaatasin, et nüüd on paras aeg magama jääda ja siis ma magasin järgmine päev kooli muidugi sisse, sellest tuli suur pahandus ja siis ema ütles, et ole hea laps, et ära enam nii kaua loe, mis muidugi ei tähendanud seda, et ma rohkem ei oleks lugenud, eks. Aga kui sa armastad raamatuid, siis kuidagi tundub väga loogiline, et kui sa neid loed, siis ühel hetkel mõtled, et et võiks ka proovida. Ja siis sa kas proovid või ei proovi. Ja mina proovisin ja ma olen seda meelt, et kui vähegi tekib mõte, et siis tasub proovida, et iial ei tea, mis välja võib tulla ja näed, mul on 3 raamatut välja tulnud. Aga kui lihtne või keeruline üldse on ühte lasteraamatut kirjutada? No tead, kui ma ütlen, et hirmus keeruline, siis ma valetan. Tegelikult on ju see, et iga päev sünnib midagi sellist, mis on väärt üles tähendamisteks, et kas või juba oma peres, et mul on 4 hästi toredat last ja väga super äge mees, ja nende kõigega juhtub kogu aeg midagi, et näiteks, ma ei tea, kas ma koolinalju muidugi tohin rääkida, aga üks päev oli niimoodi, et meie poeg Emil tuli koju ja tal oli 2 eurot taskus. Ma küsisin, et kus sa siis said? Teenisin, täna olid nii head saiakesed, et koolikokk teinud, eks ju, ja siis selgus, et need lapsed, kes saiakese ei tahtnud, olid oma saiakesed andnud Emilile ja Emil oli need oma sõbrale maha müünud. Aga siis me muidugi rääkisime, et nii ei ole ilus teha, et kui sa ise küpsetad saiu, et siis võid neid müüa, aga et kooli kokatädi tehtud häid saiakesi ära teinekord enam koolis müü. Ja siis ta ütles, et enam seda ei tee. Aga tead vastuseks sulle, ei ole keeruline kirjutada, aga see mõtlemine ja nende tegevuste paikapanek, minu meelest see on nagu üks kõige ägedam tegevus üldse, mis maailmas olemas on, et teinekord ma lausa näen unes neid asju, mis ühes raamatus sündima hakkavad, et see tähendabki seda, et sa oled milleski nii sees, et isegi uned on sul teinekord sellised. Sul on ilmunud juba päris mitu raamatut, et palun räägi neist natuke lähemalt. Need on ilusad, värvilised. Ma selles mõttes ei oskagi neist niimoodi rääkida, et mis nüüd sul juhtub, et seda ikka võiks igaüks ise lugeda, aga kas ma kirjutan sellest, mis mul parasjagu endal hingel on või parasjagu minu elus toimub või et iga inimene teab, et kellest ta kõige parema meelega räägib ikka endast, eks. Et see oli nüüd väike nali, aga et ma ikkagi räägin nendest asjadest, mis Eestis ja maailmas laiemalt ka silma jäävad, et mulle lapsed on hästi hingelähedased, et eks ma ise paras lapsemeelne ka olen teinekord, et ikka lastest räägivad raamatud ja sellest, mis nendega kõik juhtuda võib. Ja hästi vahvad pildid on mu raamatutesse joonistanud Pärnu kunstnik Kristi Tuhkru-Tamm, kes on tõeliselt armas koostööpartner mul olnud, kui nii võib öelda, ja ma usun, et ka mu järgmistesse raamatutesse teeb ta pildid. Tema on kõik sinu raamatut illustreerinud? Jaa, seda ta teinud on, et selline mõnus. Ja kirjanikuna sa loed kindlasti ise ka hästi palju raamatuid, et millised on hetkel sinu lemmikud? Tead, ühel naisel, kellel on 4 last, eks ju,
ja kes ise kirjutab ka lasteraamatuid, on lemmikraamatuteks lasteraamatud. Et mulle hästi meeldivad sellised raamatud, kus saab nalja, sest ma ei ole surmtõsine inimene, kohe kindlasti mitte. Seal, kus on seiklusi, need raamatud meeldivad mulle ja fantaasiaraamatud ka meeldivad mulle väga, et mis mu lemmikraamatud, üks üle aegade mõnusamaid lugemisi, et kui mul tuju on kehvet ja siis võtan selle raamatu kätte, on Minu pere ja muud loomad, eks, et seal on kohe selliseid humoorikaid kirjeldusi. Oled lugenud seda? Ei ole, pean tunnistama. Võta see kätte ja loe, et seal juba üks seik, ma hästi ruttu räägin selle ära, on see, kuidas ooperilauljale, kes peab ennast kaljudelt alla heitma, unustatakse panna matid pehmenduseks ja siis, kuidas kangelase lõpuaariast kostavad selle lauljanna oiged üle, see on nagu päris selline, see ei ole küll väga selline, kuidas ma ütlen nüüd, inimsõbralik, aga ikkagi see on nii naljakas, et ma ikka teinekord itsitan seda ilma lugematagi. Vaatajaid kindlasti huvitab ka, kas on mõni uus raamat teoksil, millest see räägib? Kuna meie peres on nüüdsest juba 2 aastat olnud 2 koolilast, siis loomulikult on teoksil, kogu aeg on teoksil midagi, et on plaanis ja tegelikult on ka kirjas osa lugusid raamatust, mis räägib koolist ja koolielust ja et ma armastan sellist fantaasiakirjandust ja tegelikult mu enda raamatud on ka hästi sellised fantaasiarikkad, siis see koolielu kindlasti ei ole selline igapäevane, vaid seal sünnib uskumatuid ja selliseid põnevaid lugusid. Ja kui sa nüüd küsid, et kas see on Rõuge koolist, siis ma ütlen ja. et jah, on küll jah plaanis. Ma tean, et sul on kaasas üks vahva auhind meie vaataja küsimusele. Mis see on? Kõigi nende vahel, kes on vastanud siin Facebooki lehel tänasele küsimusele õigesti, siis loosin ma välja oma viimase raamatu, Tähtraamatu tagasitulek. See on selline põnev lugu, et mulle tundub, et kas need vastused ongi juba siia jõudnud. Täpselt nii on. Et siia on jõudnud siis sedelit meie stuudio küsimusele, kes vastasid stuudio küsimusele ja meie küsisime siis, et milline oli Rõuge televisiooni kõige esimene videolugu. Ja vastus sellele siis on see, et esimene videolugu, mis me tegime, oli Rõuge renoveeritud lasteaia avamisest. Ja ma vaatan siin korvipõhjas on päris õige mitu sedelit ja ole hea, võtta siit välja üks vastanutest, kes siis sinu poolt välja pandud auhinna täna omale saab. Ma panen silmad ka kinni, eks? Ja, teeme nii. Ja vaatame, see nimi on? Linda Pruuli. Linda Pruuli. Linda Pruuli on saanud siis endale sellise suurepärase raamatu. Ja selle raamatu saab kätte Rõuge noortekeskusest, et peab ise kohale tulema. Aga, et võidetud auhind veelgi erilisem oleks, siis Grete kirjutab meile siia ka ilusti ühe vahva pühenduse. Ja suured tänud sulle, Grete, siia tulemast. Ja nüüd ma annan sõna tagasi Katrile ja Liivikale. Tead, ma olen ise ka neid raamatuid lugenud ja võin öelda küll, et väga põnevad ja väga toredad raamatud on. Et soovitan kõigile neid raamatuid. Mina olen ainult ühe läbi lugenud, see oli see esimene Lohelembitu lugu, aga kindlasti nüüd olen ka teised läbi selle Lohelembitu loo 2 ja siis selle Tähtraamatu tagasituleku. Ja need ma loen kohe esimesena läbi. Et jah, need on nagu Rõuge kõik ööbikoru ja sellega seotud, et nagu natuke nagu tuttav tuleb ette ja siis ongi nagu põnev. Aga täname Gretet saatesse tulemust. Nüüd aga tänastest nimepäevalistest. Täna on nimepäev kõigil Urmodel ja Urmetitel. Palju õnne ja head nimepäeva teile. Sellega ongi meie uudistesaade lõppenud. Meie omalt poolt täname vaatamast. Saate tõid teieni Karel Saarna, Jaanus Mark, Hektor Klear Vene, Vaid-Priidik Pettai, Kadi Kuus, Sandra Joovin Karu, Maanu Surt, Taavi Lüütsepp, Kerli Kõiv, Viivika Nagel ning meie Liivika ja Katri. Ilusat õhtu jätku! Kõike head!